Seekord läheb siis Hoolts. Käisin Rimis ja seal loketsit ei olnud. Iga päev 2 pakki, korralik tsukene püsikulu on tekkinud seoses selle mis iganes köhaga. Aga ei saa rääkida ka, sest kui seda ei võta, siis on apnik kinni ja see on juba, ma ei tea, mitmes postitus, kus ma seda kurdan ja teile seda räägin. Aga hetkel jah, istun autos ja väljas hakkas kõvasti vihma sadama ning tahtsin öelda seda, et kui võtta nüüd tagasi selle esmaspäevase postituse peale vist, kui ma rääkisin veidikene nendest droonid meie õhuruumis, siis tundub, et päeva lõpuks oligi üks suur valede rägastik, et küll said 6-meetrised droonid muutusid 15 kilosteks ja nii edasi ja et huvitav on nagu mõelda seda, et kelle huve see teenib ja miks sellist vale inimestele räägitakse. Ning teine huvitav fakt oli siis see, et kütusehinnad. Et täna kuulsin, kas oli Vikerraadios vist mingisugune saade või? See oli mitte nüüd tänane saade, aga äkki 4. aprilli saade, kus siis räägiti sellisest asjast, et kütusehind võib tõusta 2,7 euroni. Et see on nagu midagi uut, et lennunduses olevat 4, maksimum 5 kuud siis varusid ja siis ei hakka ükski vabandust, et köhin, siis ei hakka mitte keegi enam meil siin kuhugi lendama, et igasugune reisimine jääb ära ja kuna ruumis oli müra suur, kui ma seda kuulasin, seda jutuajamist, siis jäi mul väike lõik sellest kuulamata, kus siis mainiti seda, et mingis riigis on juba tehtud siis mitte koroonapassid, aga kütusepassid. Põhimõte sama, et sa saad siis osta nädalas mingisuguse koguse kütust või päevas või ma ei tea, igal juhul, et maailm liigub praegu siis korraliku keeristormiga WC-potist alla. Et ei teagi, kuidas see olukord lõpeb. Fakt on see, et hästi ta ei lõppe. Et seni kuni see tuulikute trall, roheenergia, kõik võimalik kliimatrall ära ei lõppe, seni nagu olukord paremaks ei lähe. Ja seni kuni Eesti Vabariigis on meil sellised tegelased, kes siis maksumaksja raha eest teevad kõik võimalikke tänuüritusi, presidendipalli ja nii edasi, et kui selliseid asju nagu korraldatakse siis, kui riigis on raske rahaline seis, siis see paneb küsima, et kas meil on vaja 101 Riigikogu liiget, äkki piisaks 51. Ja mina leian, et mis asi veel võiks olla, on see, et kui sa ikkagi kohal ei ole Riigikogus ja sul ei ole piisavat põhjust selleks, siis ma tahaks öelda, et palgapäeval ei peaks sa palka ka saama. Vot. Aga rohkem on nagu selleks poliitika jutuks nagu sõna ei võtaks praegu, küll aga vaatan, äkki see on siis Imbrega kokku mõni päev, et siis võtame kindlasti teemaks selle poliitika ja päevapoliitika ka, et tema on meil siin ju olnud mitmes erakonnas ja oskab äkki kaasa rääkida aktuaalsematel teemadel, miks on nii ja miks on naa. Nii et helistan Imbrele siis ilmselt
Vähi-Imrest räägin. Helistan talle siis äkki peale selle postituse lõppu ja vaatan, kuna tal vaba aega on ja siis saame maha istuda ja teha ühe pikema vestluse ka. Igal juhul tore, et sa oled jäänud siia kanali peale. Ma ei taha sellest teha poliitkanalit, kus on iga päev mingisugune tohutu hala eluolu üle, aga aeg-ajalt mingisuguseid küsimusi tahaks nagu tõstatada selles mõttes, et kodanikuna on meil ju see õigus, et küsida, kuhu maksumaksja raha läheb. Aga igal juhul soovin sulle ilusat õhtut või päeva, ma ei tea, kuna sa seda postitust näed või hoopis ütlen tere hommikut. Vot, aga tšau, thanks, et postitust vaatasid ja juba näeme siis ilmselt Imrega rääkima siis juba tõsistemal teemadel ka siin samas Sisulooja kanali peal. Tšau!